kinni käinud. Inimesed on tõesti su sõbra. Tere, minu nimi on Sander Kroon ja mina täna intervjueerin Caitlin Kitsingut. Mina olen siis Võnnu keskkooli õpilane, kes teeb seda tööd eesmärgil, et saada teada, kuidas siis on välismaal õppida ja miks sinna just minna. Ja Caitlin Kitsing siis lähemalt on siis Võnnu keskkooli endine õpilane, kes siis nüüd õpib Singapuris. Aga Caitlin, miks siis just sinna või kuidas sulle tuli üldse idee Singapuri minna? Kus sai kõik see alguse? Tegelikult ma siis õpin sellise programmi all nagu UWC, mis on siis United World College, ehk see on selline ülemaailmne õppeprogramm ja üle maailma on erinevad koolid, mis siis sellega tegelevad ja selle missiooni täidavad, et meie missioon on põhimõtteliselt ühendada rahvad ja erinevad kultuurid läbi õppimise, läbi hariduse ja see programmi raames siis antakse iga aasta välja stipendiumeid. Ja meie Eesti komitee, mis tegeleb siis nende stipendiumite rahastamisega ja nagu stipendaatide valimisega, teeb seda iga aasta ja mina mõtlesin, et nii, ma olen alati tahtnud välismaal õppida. Ma ei ole mõelnud nagu välja, et kuhu riiki päris, aga ma tean, et ma tahan kusagile minna, kus ma saan oma inglise keelt arendada edasi ja kus ma saan ennast ka edasi arendada inimesena. Nii et siis see otsus tuli nagu suht järsku, see ei olnud väga läbimõeldud. See oli niimoodi, et ma proovin ja juba kui ma sain esimesest 2 voorust läbi, siis ma mõtlesin, et okei, kuule, ma olen 3. voorus, nüüd läheb kõik või mitte midagi. Ja niimoodi see nagu, ühesõnaga, et see otsus ei olnud mingisugune kindel aastaid planeeritud otsus, vaid see oli selline järsk, aga oligi nagu spontaanne, väga minu moodi otsus, ma arvan. Ja miks just Singapuri võib olla siis, et meil oli 3 kooli oli valikus nii-öelda, kuigi sul päris valikuvõimalust ei anta, sulle antakse küll selline küsimus, esitatakse, et mida sa eelistaksid, aga see ei garanteeri, et sa saad oma valitud kooli. Minu eelistus oli Singapuri juhuslikult ja Eesti komitee ise põhimõtteliselt siis vaatab ja nad ühesõnaga tunnevad neid koole, need koolid on kõik, neil on mingisugune oma profiil ja nad vaatasid, et Singapuri kool, Caitlin, et ma täpselt nüüd päris muidugi ei tea, nad mulle ei ole seda öelnud ja nad vist ei ütle seda, avalda seda mulle kunagi, aga ju siis nad nägid minus midagi, mis nagu Singapuri kooli sellise missiooniga ja eripäraga ühtib. Ja jah, Singapurid siis niimoodi mulle sattus. Okei. Aga kuna siis sa alustasid siis täpsemalt õpinguid ja kuidas see välja nägi? Ma tean, meie ajatsoonid on üpriski erinevad ja kuidas see on nagu sind mõjutanud ja kuidas sa sellega ümber siis harjusid? Nii, esimene küsimus, ma alustasin kooli siis eelmine aasta tegelikult, et ma jõudsin kooli 10. kuu ehk siis oktoober. Ma jõudsin kooli alles oktoobris, kuigi õpingud algasid juba augustis. Praegu ma olen 12. klassi õpilane. Alustasin kooli 11. klassi õpilasena ning sest et ma õpin IB õppesüsteemis, mis on siis International Baccalaureate. Ja see on jälle, see on omamoodi, see on nagu omaette teema, see on üks imeloom ise, millest võib-olla on ka mõtet rääkida natukene, aga huvitav küsimus, seda annab guugeldada ka, see on meil 6 tundi ajatsooni vahe ja sellega harjumine. Kas siis me räägime nagu ajavahe stressist, see jet lag või? No näiteks. Üleüldiselt seda, et kuidas nagu see tervist või nagu sellist vaimset poolt näiteks mõjutas, sest nagu see võib väga koormav olla korraga nagu teist asja teha hoopiski. Ja ma olin nii elevil võib-olla ka sellepärast, et COVID-i tõttu vaata enamuste meie elud suhteliselt suikusid ja me pidime väga palju asju nagu kuidas me ütleme, pidime väga paljude asjadest lahti ütlema ja üks asi, mida ma kartsin, et ma ilma jäänud see stipendium tegelikult, aga ma võtsin selle ikkagi vastu ja lihtsalt tingimusega, et ma teen seda e-õppena ja ma 2 kuud tegin seda e-õppena ja see oli päris ränk, ma ütlen küll ausalt.
et ma ärkasin kell 2 öösel ja põhimõtteliselt mul siis päeval ma üritasin nagu magama jääda päevavalgusega ja ma sõpradega ka nii väga ei suhelnud ja ka ma üritasin sotsialiseerida siis nagu läbi internetikanalite. See oli raske, aga kui sa siia kohale jõuad, siis sa saad aru, et see kõik oli seda nii palju väärt ja sa väärtustad seda kogemust nagu nii palju rohkem. Singapur on ka väga koroonaga seoses, siis Singapur on väga kaitstud ja Singapur on hästi ettevaatlik. Singapuril on väga palju sellised, ma arvan, et kui eestlased kuulaksid neid, kõiki neid reegleid ja kõiki neid piiranguid, siis nad võib-olla vajuks karp lahti. Siin on tõesti väga suured piirangud meil peal, aga see annab meile väga palju vabadust samas nagu liikuda ja ikkagi oma haridusteed jätkata koolis ja koolikeskkonnas. Ma arvan, et see on nagu suur eelis selle jooksul, selle seoses. Ma nüüd lähen oma küsimusest natukene eemale. Minu vaimne tervis juba nüüdseks on, ma ei saa öelda stabiliseerunud. Ma pean ütlema, et ma olen ennast väga palju rohkem tundma õppinud ja ma arvan, mis seda nagu hästi palju kaunistanud on see, et ma olen nagu ennast õppinud tundma läbi teiste inimeste, kes on erinevatest kultuuriruumidest, väga erinevate väärtustega. Ja see on mulle hästi palju nagu andnud juurde seda perspektiivi ja nagu maailmavaade on mul, siis kuidas öeldakse, silmaring on mul suurenenud. Ma tean palju rohkem maailma kohta, ma tean palju rohkem teiste inimeste kohta. Väga palju on teadmata, aga ühesõnaga mul on nagu ka see kohale jõudnud, et ma olen tegelikult nii palju asju on veel maailmas, mida ma ei tea. Ja siis võib-olla see nagu alguses, kui ma siia tulin, oli kerge kultuurishokk, sest siin on nii palju erinevaid rahvuseid koos Singapuris ja ka selles koolis, just et kool on hästi seda promoob ja toetab multikulti ühiskonda. Siis see oli kõige suurem selline šokk. See võttis vaimselt mind kohe esimese asjana läbi, aga see mind 100 korda tugevamaks teinud, nii et ja ikkagi need tugevused trumpavad selle lühikese stressihooaja kindlasti üle. Kuidas on mõjutanud sind siis erikeelne õpe ehk siis teises keeles õppimine? Hea küsimus. IB õppe muidu ongi enamjaolt inglise keeles, et kui ka Eestis õpid IB, et näiteks Miina Härmas saab seda teha, siis sa pead inglise keeles ja kõik need ainetunni materjali omandama. Aga siin on see, et kogu aeg räägitakse inglise keeles, kõik räägivad kogu aeg inglise keeles ja see šokk minul vähemalt vaibus see päris kiiresti. Alguses on lihtsalt jällegi see harjumise aeg ja kerge võib-olla ebakindlus endas, et kas ma saan kõike nagu öelda, kas ma saan öelda, et vaata isegi praegu ma eesti keeles natukene on probleem. Ühesõnaga, et kas ma saan tõesti kõik edasi anda suuliselt inglise keeles, mida ma tahan öelda teisele inimesele. Ja mul alati tekkis selle suhtes mingisugune hirm, et kas sa must valesti aru või mõtlen midagi inetut või ma kasutan sõna, mis nagu ei toimi selles lauses. Aga sa pead sellega lihtsalt hakkama saama, sest et siin ei ole mitte mingit muud võimalust, mitte mingis muus keeles vaata rääkida. Kõik on ainult inglise keeles puhtalt. Nii siin majas, minu ühiselamus kui ka koolis. Nii et ma arvan, et see keskkond nagu sunnib sind mõnes mõttes, pehmemalt öeldes sunnib sind tegelikult ikkagi lihtsalt inglise keeles kõnelema. Seega see kultuurishokk põhimõtteliselt see kultuurishokk vaibub väga kiiresti. Ja just. Väga tore kuulda, et sul on nagu selline positiivne kogemus siiamaani olnud. Ja ma tahaksingi teada, et kuidas sinu siis lähedased ja sõbrad reageerisid sellele, et sa lähed ära ja kuidas sa oled sellega hakkama saanud, et nagu tegelikult sinu lähedased, kes on sinu ümber olnud kogu aeg, korraga siis ei olnud ja nagu kuidas sul sellega on? Minul isiklikult, näiteks pere mul ei olegi nii lähedane olnud, meil ei ole nii lähedased suhted perega olnud, ma olen väga palju selline iseseisev laps olnud. Nii et minul nagu sellega konkreetselt probleemi ei olnud, raskem oli võib-olla vanemanemate hüvasti jätta, sest et nemad hakkaksid juba kergelt pisardama, kui ma võib-olla Tartusse läheksin. Aga näiteks sõprade mõistes ma just leidsin oma inimesed Eestis ja ma olin väga kaua otsinud neid inimesi, kellega ma tõesti saan kõike jagada ja siis oligi tõesti, neid oli raske
nagu nii-öelda maha jätta, aga samas seda mahajätmist, ma ei saa seda nimetada mahajätmiseks, see on lihtsalt nagu selline ajutine eemal olemine võib-olla, sest me oleme ühenduses pidevalt ja mitte nüüd nii pidevalt, aga me oleme kuidagi teadlikud sellest, et mina olen ühel pool maad, tema on teisel pool maad või nemad on teisel pool maad ja siis meil ei olegi nagu vaja 24/7 teadlik olla sellest, et mis teine teeb ja mis teisel nagu tunded on. Aga me kuidagi mõistame ja me saame aru, et täna võiks nagu, ütleme siis, et see inimene võiks olla näiteks, ütleme, paneme talle nime Liisa ja siis mina olen Caitlin ja siis Caitlin mõtleb, et kuidagi imelik on täna olla, ma peaks Liisaga rääkima. Mul on selline tunne, et Liisal on täna ka kuidagi kahtlane olla. Ja kui ma võtan temaga ühendust, siis Liisa ütleb, Caitlin, mul ongi kahtlane täna olla. Sul on ka, mul on ka. Kuidagi, ma ei ole selline esoteeriline inimene tegelikult, aga mingisugune vaimne kontakt nagu tundub olevat, vaata. Seda on väga imeline kuulda, et sul on ikkagi enda Eesti sõpradega ja nagu suhted säilinud, sest sageli on ka nagu see, et inimesed nagu need kaovad ära su kõrvalt või need ei ole enam. Aga see on nagu väga hea ja tore. Ja niimoodi sa saad aru, et need inimesed on tõesti su sõbrad ja see on miski, mis nagu kestab kauem kui lihtsalt mingi paar kuud. Ja, see on nagu tõesti positiivse emotsiooni jätab kohe, kui intervjueerida selline positiivne emotsioon, aga miks siis sa soovitaksid sellist kogemust nagu teistele? Kas sa soovitaksid seda ikka teistele? Seda küsimusele ma saan ka mitmeti vastata. Ma arvan, et esimesena, kas ma UWC kogemus soovitaksin inimestele 100%, kui sul on omal võimalus oma taskust ja oma tahtejõul sellest võimalusest kinni haarata täiega. Stipendiumile kandideerida ka 100% alati on kasulik, ka isegi siis, kui ütleme, sind ei võeta vastu. Muidugi anna endast kõik esiteks, esiteks ärme üldse räägi sellest, et sa ei saa, esiteks anna endast kõik juba ja kui sa tõesti näed selle UWC väärtuslikkust ja tead, et sa tahad seda kogeda, siis ma usun, et sa saad see tahtejõud, nagu filmides see viib su tulemuseni, aga näiteks kui sa isegi ei saa, siis see on juba tõeliselt väärt kogemus minna läbi selle protsessi, selle kandideerimise protsessi läbimine on suur asi. Esiteks sa kohtad inimesi, kes on sinuga väga sarnase mõttelaadiga ja kelleks sa ei ole nagu Eestis, muidu sa ei kohtaks neid niisama. See on suur asi ja sa saad jälle samamoodi ennast päris hästi tundma juba selle lühikese aja jooksul, näha ka ära oma tugevused ja nõrkused. Ja ma mõtlen lihtsalt üleüldiselt välismaal õppima minekut ka 100%, kui see on sinu soov, kui sa näed ennast õppimas kusagil välismaal, teises keeles, teises kultuuriruumis jällegi, kui sa oled sellise avara mõttemaailmaga või avatud inimene oled ja ütleme niimoodi, et tolerantne võib-olla ja just, et ma arvan, et sellised inimesed neid saadab edu ja nad saavad väga hästi hakkama sellistes keskkondades. Isegi, et need keskkonnad soosivad nende edasist kasvamist ja edukust. Nii et kui sa tunned, et sa oled see inimene, kes tahab midagi maailmas muuta või kuidagi tunda teisi rahvaid ja teiste kultuuri kohta õppida, siis 100% lihtsalt leia omale see stipendium, see programm, neid on. UWC on alati valikus, nii et väike promo. Miks ka mitte, mulle väga meeldib see teie avatus, just see nagu väga huvitav. See muudab sind nii hüppeliselt, nii võimsalt, et sa ei suuda ette ka kujutada, kui palju sinus on seda potentsiaali ja kuidagi see toob selle kõik välja sinus. Selline kergelt katsumust valmistav keskkond. Keskkond, kus tõenäoliselt, kuna ma olen üks ainukesi eestlasi, see aasta ma olen ainuke eestlane näiteks ja ma tean, et väga paljud inimestega minu väärtused või minu kultuur tegelikult nii-öelda ei ühti, aga samas sa leiad ikkagi, et seal on nii palju sarnasusi.
et see, mida nagu praktiseeritakse pealmiselt vaata, et see visuaal on väga teine, aga see uskumused ja selline ikkagi jah, et see, mida me inimestena väärtustame ja teistes inimestes väärtustame, see on selline üpriski sarnane ja see on hästi põnev leid, see on hästi põnev avastus. Ja siis nende erinevuste läbi sa näed neid sarnasusi, see sarnasuste läbi sa näed erinevusi ja see lihtsalt nagu mind blow, et nii palju on veel maailmas, mida sa ei tea. Ja kui sa saad mingi killukese sellest, mida sa ei tea, see lihtsalt nagu muudab sinu kogu puslapilti, kogu maailma. Ja see juhtub minuga ikka pidevalt. Ma küll tulin siia selle suhtumisega juba, et ma olen nii avatud inimene ja ma ikka tean päris palju, et igasuguseid asju võib maailmas juhtuda, aga ikkagi mõned asjad juhtuvad ikka olema, nagu sa ütlesid enne, kultuurishokk, et nad kergelt šokeerivad sind, aga sul ongi vaja seda kerget šokki vahepeal, sest muidu me muutume liiga mugavaks ja siis tekivad ka sinu need kinnisideed, aga siin sa pead olema suhteliselt avatud. Et sul peavad olema mõnes mõttes su kinnisideed on head, sest sa tead, kus sa nagu enam-vähem asud ise, milline sa oled inimesena, aga sa pead olema võimalikult palju ka avatud, et sa suudad teise inimese vaatepunktist võib-olla neid asju näha või et sa suudad teise inimesega kerget sellist filosoofilist, intellektuaalselt arutelu pidada, ilma et sa kedagi diskrimineeriksid või kellelegi kohe niimoodi halvasti ütleksid, sellepärast, et ta lihtsalt sinuga ei nõustu. Et ma arvan, see on nii võimas. Tegelikult see on lihtsalt inimeste vaheline suhtlus, aga see on teise nüansiga ja ma olen seda siin nii palju kogenud ja ma pidevalt olen sellega silmitsi, pean sellega silmitsi seisma. Et ma arvan, see on üks kõige suurem väärtuslikum asi. Ja kui sa tunned, et sul on sellest puudus või et sa oled just see inimene, kellel nagu on midagi, see mingi tuli, mingi leek. Ja sa tahad teiste inimestega rääkida, see leek, kui ma mõtlen sõna leek, ma mõtlen, et sul on see uudishimu teiste inimeste vastu, kes on sinust erinevad, siis see, kus see leek nagu põlema lööb, ongi selline keskkond, välismaal õppimine. Nii et see on selline suuremale küsimusele vastamine praegu. Üleüldiselt välismaal õppimine. Ma soovitaks seda kõigile, aga jah. Aga aitäh sulle, Caitlin. Ja sa täna tegid mulle intervjuu, see oli väga armas sinust ja ma loodan, et tuleb veel sinult huvitavaid lugusid ja neid intervjuusid teeme veel.